idee luua 14–19-aastastele koolinoortele kaasaegse kunsti mängureegleid järgiv päris oma ja rahvusvaheline kunstisündmus oli päris vana ja ootas lihtsalt oma aega. Õige aeg hakata ideed teostama tuli kuskil 3 aastat tagasi, kui Tallinn hakkas kandideerima Euroopa kultuuripealinnaks. Ja 2011. aastal saigi idee ellu viidud, nii-öelda ära tehtud. Praegu tagasi mõeldes võin öelda, et meil läks hästi. Esimene näitus tuli põnev, tuli intrigeeriv, tuli noortekunsti piire nihutav ja läks igati korda. Ka Triennaali rahvusvahelise žürii esimees, Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme ütles, et teda üllatas näituse ühtlaselt kõrge tase ja eriti see, et päris paljude noorte tööd oleksid võinud olla eksponeeritud ka mis tahes päris kunstimaailma kunstisündmusel. Experimenta esmane missioon on tuua kunstiharidust ja loovust hariduse perifeeriast enam tsentrisse. Ja nii soovibki Experimenta olla eelkõige selline nutikate ideede kasvulava ja omamoodi vabamõtlemistsoon, kus kõik head ja pöörased ideed on teretulnud nii selleks, et need ideed läbi mõelda kui ka ellu viia, kus piiride ületamine ja heas mõttes inimeste üllatamine ja miks mitte ka šokeerimine on teretulnud. Our kids trying to find a way to link between these two cultures. The main idea is building a bridge between these two cultures. You know, last year Istanbul was the European culture capital. This year we are Tallinn, so here is a bridge. Euronics otsustas toetada Experimenta Triennaali, kuna meile väga meeldis idee viia kodutehnika kunstile lähemale. Meie jaoks oli see väga huvitav lähenemine, et kõike seda tehnikat, mis me pakume, saab kasutada ka hoopis teisel moel ja teiseks otstarbeks. Ja selle kaudu saab anda edasi ka päris elust, päris sõnumeid või midagi sellist loovat ise teha. Tundub niimoodi, et kõik asjad arenevad tohutu kiirusega, et kogu see tehnika areng, et see võib-olla viibki seda igapäevast elu ja igapäevaseid asju, mida me kasutame ka kunstile lähemale.